Maršvili ja Kams tuleb ka rünnakut toetama kohe. Sappinen täiesti vaba taas ja karistusala joonele see pall ka temani jõuab, aga natuke võib-olla kiirustatud ja 1-0 on olemas. Sappinen nagu jahikoer tunneb selle nii-öelda vere või palli lõhna ära ja õigel ajal õiges kohas 19. minutil 1-0. Rauno Sappinen hooaja 14. värav. Kas oli see eri ikkagi eksis, seal hakkas väravaid tagasi söötma seda palli ja Sappinen luges selle mängu ära muidugi väga ohtlikult seal, kui see oli niimoodi, et 2 meetri pealt veel tahtis ta seda söötu koju lükata seal. Natukene nagu liiga kiirustatud Sappinen seda sööti esimese hooga Kamsile tahab anda, aga Irje sööt. Aga Matrossov loeb olukorda ja nüüd algatab kiiresti Transi vasturünnaku, aga söödu täpsust jääb soovida nüüd Slein tahtis kaugelt peale lüüa. Ja oma väravasse on pall minemas ja Sappinen saab teise enda nimele. Ei lase oma väravat, ei lasta oma väravat. Hooaja 15. värav Rauno Sappinen. Sai kannaga ära löödud selle värav, mitte kannaga, vaid jala tallaga. Aga no mis siin olukorrast öelda, ikkagi jällegi läheb ründaja, läheb lõpuni ikkagi, ei ole midagi kindlat seal, aga loeb mängu ja paneb ikkagi vastase kaitse surve alla. Ja Tamberg jätab hästi ja nüüd on võimalus, kas tuleb siit värav ja tuleb üks tagasi. Ja kes muu, kui Transi suurim päravakütt sel hooajal Sils. Nii et jätad võimaluse ja tuleb. Jah, ega siin on 10 pluss lisa jäänud, ega siin võib kõik muutuda, et nagu me siin rääkisime. No tuleb Jürgenson ka ja Jürgensoni äär on täiesti vaba vasakul, kas Saliste jätab, talle jätab, kas siit tuleb värav? Tuleb risturka, Margus Jürgenson 3-1. Siit tuleb Florale võit. Jah, see on see ründava meeskonna sellised pisarad, mis võivad tulla, oled rünnakul väga aktiivne ja kogu aeg üles poole ja taga kaitses jäävad augud sisse ja jäi Narval ja see parem äär küll tühjaks praegu. Ja Markus Jürgenson lööb hooaja 7. värava väga hea. Rauno Sappinen võiks olla tänase mängu parim kommentaatorite arvates. Ja lõpuvile Heiko Saarelt on kõlanud 3-1. Tallinna Flora lahkub Narvast